Hea vaataja, järgnev mõtisklus on sündinud alfa kursustel ikka jälle korduvast küsimusest, miks Jumala Vanas Testamendis on nii julm, Uues Testamendis aga halastaja ja armuline. Järgnevas arutelus ei eelda ma seda, et sa peaksid kõndima just minu järele, mõtlema nagu mina, sest minagi olen vaid inimene ja inimesed on ju ekslikud. Lihtsalt kõnnin su kõrval ja mõtlen valjult. Võib-olla aitab see ühine teekond meid mõlemaid pisut edasi jõuda. Võimalik, et sa alles avastasid enda jaoks piibli. Sulle öeldakse, et see on imeline ja täiuslik sõnum kõigile inimestele ja mõnigi lisab veel, et see on lausa Jumala armastuskiri sulle. Kui sa siis ükskord selle väärika raamatu lahti võtad, avastad korraga, et see polegi üks raamat, vaid õieti 66 erinevat kirjutist, mis on kirjutatud väga erinevate autorite poolt umbes 1000 aasta vältel. Ja siis tuleb üllatus, et see sisaldab 2 erinevat kirjutust ja kogu. Ühte me nimetame Vanaks Testamendiks ja teist Uueks Testamendiks. Neid 2 osa lugedes hakkabki silma, et Jumal Vanas Testamendis on karm kohtumõistja, kes kutsub oma vaenlasi üles hävitama lausa, kuid võib samas ka oma välja valitud karmilt karistada. Uus Testament räägib aga Jumalast kui armastusest ja tema pojast Jeesusest Kristusest kui Jumala armulisest ja alastajast, heast karjasest, kes on huvitatud, et kõik inimesed oleksid tõe tundmisele ja pääseksid. Kontrast on tõepoolest väga suur. Nii suur, et üks varakristlikke mõtlejaid, Marcion, kes elas umbes 85. kuni 160. aastani pärast Kristust, leidis, et tegemist on 2 erineva Jumalaga. Vana Testamendi Jumal ehk Demiurg oli tema arvates mingi madalam astme jumalus. Jeesus tõi meile aga sõnumi tõelisest loojast, armastuse ja andestuse Jumalast. Marcion tegi ettepaneku pidada kristlikuks pühakirjaks üksnes Luuka evangeeliumi ja apostel Pauluse kirju. Need ideed tekitasid tolle kristlaste hulgas suurt segadust ja nii heideti ta 144. aastal kirikust välja. Selle kokkupõrke tulemuseks oli aga see, et kristlikud kogudused pidid looma oma pühakirja kuuluvate kirjutiste loetelu ehk nimetatud kaanoni. Ja nii sündis meile täna tuntud 27 kirjutusest koostav Uus Testament. Niisiis probleem ei ole uus ja meie ei ole esimesed küsijad ja vastajad sellele teemale. Järgnevalt kirjeldan minu enda kujunemist Jumala kujutluse kontrastsuse teema käsitluses. Lugesin piibli ühe hooga läbi 14-aastaselt. Olin gripis ja kooli ei saanud minna ja midagi muud polnud ka teha. Lugemine kippus küll 3., 4., 5. Moosese raamatu ning raskemate prohvetite juures kuidagi takerduma, aga läbi see sai. Ei mäleta, et mind seoses Jumalaga oleks midagi väga häirinud. Ilmselt võtsin kuidagi loomulikult, et Vana Testament räägib muistsest ajast, kus Jumala sekkumine sõdade ja karistustega oli üldine ja kõigile arusaadav. Ühesõnaga, alguses pidigi Jumal inimesi karmilt kohtlema, sest nad olid oma moraalses arengus alles nii primitiivses staadiumis. Need olid julmad ja jõhkrad ajad ja Jumalgi pidi inimeste suhtes olema karm, et omasid kaitsta. Piiritu alastus ja andestus
olnuks nende inimeste silmis vaid Jumala nõrkuse märgiks. Hiljem sain teada, et seda nimetatakse antud teema juures kultuurilis ajalooliseks argumendiks. Niisiis on meil tegemist üha kasvava ilmutusega. Koos inimeste moraalse arenguga hakkas Jumal neid ka teistmoodi kohtlema. Nüüd sai ta ilmutada neile ka oma jumaliku loomuse armastavamaid ja andestavamaid omadusi. Märke sellest uuest lähenemisest on näha juba prohvetite sõnumites, mis räägivad korraga kivise südame asendamisest lihase südamega. Selles mõttes Vanatestamendi kirjad valmistavad kõigest karmusest hoolimata ette ühe uue ajastu algust. Seega ei ole piibli varasemate ja hilisemate raamatute vahel vastuolu. Tegemist on inimeste vastuvõtuvõime arenguga Jumala mõistmisel. Seda on nimetatud ka progressiivse ilmutuse argumendiks. Hiljem teoloogia õpingus esimesi samme tehes toonitasid õpetajad ikka ja jälle, et Vanas Testamendis käivad kõik võitlused nii-öelda lihalikult, maisel tasemel, silm silma, hammas hamba vastu. Uues Testamendis on meil tegemist aga vaimuliku võitlusega kurjuse jõudude vastu. Kuid siis ei tuleks Jumala reaktsioone ja sõjakaid korraldusi Vanas Testamendis ju võtta sõna-sõnalt. Muistest Aleksandrist kujuneski välja allegooriline Vana Testamendi tõlgendamise keskus. Siin töötasid ja elasid tuntud juudi õpetlane Philon umbes 20 aastat enne Kristust ja 40 pärast Kristust ja väga viljakas kristlik kirjanik õpetaja Origenes 185. kuni 254. aastani pärast Kristust. Nemad tõlgendasid Jumala vägivaldsed korraldused kurjuse ja patu vastu ümber vaimulikuks võitluseks. Nii nagu Jumal hävitas Iisraeli vaenlased Vanas Testamendis, nii ei tohiks ka meie alastada oma pahedele ja kurjadele kalduvustele. Nendega tuleks võidelda. Selline oli siis vaimuliku tõlgenduse argument. See oli samas lahendus, mida kreeklased olid kasutanud juba Homerose, Iliase ja Odüsseia jumalate vastuolulise käitumise tõlgendamisel. Kuid vaimuliku piibli tõlgenduse argumenti saadab siiski üks vari. See on nii-öelda lihaliku ehk antropoloogilise Jumala tõlgenduse võimalus. Kreeka filosoof Xenophanes, kes elas umbes 570 kui 478 aastat enne Kristus, kirjutas juba muiste, et kui hobustel oleks käed ja nad oskaksid maalida, maaliksid nad oma jumalaid hobustena. Ühesõnaga, inimene loob oma jumalat oma enda näo järgi. Primitiivne sõdalaste hõim loob sõdalasjumala, kuna see on ainus jumal, keda selline rahvas võiks mõista. Samast loogikast lähtudes kuulutas saksa eksateist Ludwig Feuerbach Jumala inimese projektsiooniks. Kui sellises lihalikus ehk materialistlikus mõtteviisis lõpuni minna, siis jääb üksnes üle loodus, inimene ja inimese illusioonid. Kõik muu on alastamatu olelusvõitlus ja loomulik valik. Transcendentsuse ehk sealpoolsuse kadudes kasvab küll immanentsuse ehk siinpoolsuse tähendus, kuid moraalses mõttes oleme ikkagi silmitsi vägivalla, sõdade ja ülekohtuga, just nii, nagu me seda ka seal parajasti näemegi. Seega on antropoloogiline seletus sellele probleemile ikkagi tupiktee. Teoloogiliste õpingute lõpus pidin spetsialiseeruma süstemaatilisele teoloogiale.
Ja siin kohtusin uuesti Jumala olemuse küsimusega. Põhiliseks küsimuseks kujunes, kas Jumal on olemuselt eelkõige püha ja õiglane või armastav ja alastaja. Vana testament toob palju näiteid Jumala pühadusest ja õiglusest, mis nõuab inimeste pattude karistust. Väljendagu see siis Egiptuse nuhtlustes, 2. Moosese raamatu 15. peatükis või käsus kaanalased üldse hävitada, 1. Saamuli raamatu 15. peatükk 3. salm. Sellised Jumala teod ja korraldused peegeldavad tema õiglast viha patuste eluviiside suhtes. Kuid samas on Vanas testamendis ka palju viiteid Jumala halastusele ja armastusele. Näiteks kirjeldab 2. Moosese raamatu 34. peatükk 6. salm Jumalat nõnda. Ja issand möödus tema eest ning hüüdis. Issand on alastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas eeldusest ning tõest, kes säilitab eeldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu üleastumised ning patu, aga kes siiski jätta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patud lastele, lastelastele 3. ja 4. põlveni. Psalmistki kirjeldab korduvat Jumala armu ja halastust. Uues testamendis on aga rõhuasetus Jumala armastusel ja alastusel. Kristuse lunastav ohver ristil näitab meile Jumala piiritut armastust inimeste vastu. Jeesus ise lausa rõhutab andestuse tähtsust mäejutluses. Kutsub meid ennast selles osas ka järgima. Ta ütleb, et me peaksime isegi oma vaenlasi armastama. Kuid samal ajal leiame ka Uues testamendis viiteid Jumala õiglasele vihale. Näiteks hoiatab Hebra kiri 10. peatükk 31. salm, et hirmus on langeda elava Jumala kätte. Ometi on meil mõlemas testamendis tegemist ühe ja sama Jumalaga. Ta on nii püha ja õiglane kui ka halastaja ja andestaja. Pühakiri on meile antud just sellisel kuhul, et näidata seda, mis meie hinge õndsuseks on vajalik just sel tasemel, nagu me parajasti oleme. Lõpetaksin Apostel Pauluse mõttega 1. Korintuse kirjas 13. peatükis 11.12. salm. Kui ma olin väetilaps, siis ma rääkisin nagu väetilaps, mõtlesin nagu väetilaps, arutlesin nagu väetilaps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väetilapse kombed. Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. Suur tänu, et võtsid vaevaks minuga koos mõelda ja seda teekonda käia. Õnnistatud teekonda läbi pilvi sullegi jätkuvalt.